kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, 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 üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, 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 üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa. üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa.
See ongi. Teie ees olid 100+ tantsijat ja see, mida te nägite, oli Tantsuhuvihariduse Liidu 4. sünniaastapäeva gala pealkirjaga Kohtumine. Teie ees olid Vaavs tantsukool Pärnust, Janne Ristineta tantsustuudio Pärnust, E-stuudio Haapsalust, S-stuudio Viljandist. Et nüüd on see, et üks võib tulla lavale. Hakkage tulema. Meie stuudio Põlvast, Dream stuudio Tallinnas, ETA tantsukool Tallinnas, Šatee ja Tempest Company Tartu, tantsukool Eero Tartus, Eskafanias Tartus, stuudio Toote Tallinnas. Kes viimane selle võtame sabast kinni. Tule siia. Ütle, mis sina kaasa võtad sellelt kohtumiselt täna? Kaasa võtan higised riided ja toreda meeleolu. Imeline. Aitäh sulle. Tegelikult see nii lihtne ei olegi. Palun meie imeline lavastusmeeskond lavale. Ingmar Jõela lavastaja. Elisabel Jõela, assistent koreograaf. Sander Mölder. Muusikaautor, muusik. Tuuliku Katosid. Muusik. Siim Reispass. Valgus ja puha. Ja kujundaja kogu selle kaunidusel oli Kristel Laur. Sama siin, nüüd lihtsalt see läheb. Sander, mis sa kaasa võtad siin kohtumisel? Sellise üleüldise heatahtlikkuse, mida ma täna nägin siin terve selle päeva jooksul. Et kõik olid väga sõbralikud ja üksteise vastu väga head ja sellega ma küll kujutan. Aitäh sulle!
Nii, Ingmar, jumalaine, mis sina kaasatad täna? Kõigepealt ma tahan tänada kõiki neid tantsukooli ja kõiki neid tantsijaid, sellepärast et see, mis me tänase ühe päevaga kokku panime ja selline kohalolu ja selline tähelepanelikkus, ma arvan, et sellest on meil väga palju puudust, aga samas me kohtume siin ainult kas või selleks 40 minutiks ja raisk, kui hea on koos olla. Issand, kui hea on koos tantsida, et selle kogemuse ma võtan küll endaga täna kaasa. Aitäh teile! Armsad tantsijad, kallid külalised, mul on väga suur rõõm ja hea meel kutsuda lavale haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Ma ei hakka sulle sõnu suhu panema, aga pool lauset. Mis sa kaasa võtad täna? Ma olen lummatud. Ma arvan, et kõik, kes siin saalis on, nõustuvad minuga, et see oli lummav ja see oli tõesti tantsukunst. Ja mis teeb ühest tantsust kunsti? Mulle eriliselt meeldib tantsukunst just seetõttu, et ta on nii mitmekesine. Sa saad elamusi nii paljudest asjadest. Sa saad elamuse muusikast, nagu siin etendusel. Milline muusika. Sa saad elamuse fantastilisest koreograafiast. Sa näed, milleks on inimese keha võimeline. Milleks on inimese keha võimeline, kui ta on teinud enesega tööd. Kuhu on võimalik inimese võimete piire nihutada. Seda te jälle tuletasite täna meelde. Ja loomulikult käib iga kunsti juures lugu, mida te räägite. Ja kas see lugu paneb mõtlema meie maailma peale, inimeste peale, kes meie ümber liiguvad või kes oleme meie ja mis rolli me siin oma elus täidame. Seda kõike teie täna suutsite. Te suutsite pakkuda fantastilise elamuse, mis jääb igal juhul kõigiga meiega kaasa. Ja tantsukunst on minu jaoks eriline veel seetõttu, et ta tõesti pakub elamuse ja sa saad aru vaadates, et see elamus ei ole tulnud niisama. Selleks, et meie siin saalis istudes saaksime elamuse, olete teie teinud kõvasti tööd. Ja seda oli näha. Ja see tekitab aukartust ja tänulikkust, et te pingutasite selle nimel, et meie saaksime siin lavale elamuse. Ja tänu sellele, et te olete pingutanud, tänu sellele, ma usun, olete te terviklikumad inimesed. Tänu tantsule kindlasti olete teie oma kehaga paremas kontaktis. Ja kui üks hing on oma kehaga heas kontaktis, siis see inimene on terviklik inimene ja parem inimene. Ja tants õpetabki olema meil iseendast parim variant. Suur tänu, et te olete teinud tööd, et te olete pingutanud, et te olete mõtestanud maailma ja iseend läbi tantsu. See, mis te täna tegite ja millega te hakkama saite, on väga võimas. Täna te võite küll olla enda üle uhked, rahul ja püüda veel kõrgemaid saavutusi, sest et te olete selleks võimelised. Aitäh teile! Nii palju ilu, nii palju häid sõnu, nii palju sooja emotsioone. Ei tea, tulgu või talv. Nii, täna on Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu aastapäev. Tantsuhuvihariduse Liit on väga noor ettevõtmine, 4 aastat alles. Ja siia kuuluvad üle 50 erineva tantsukooli ja tantsustuudio üle terve Eesti. Nüüd
nüüd on kord tänada neid, kes on meie selle aasta jooksul kõige rohkem panustanud. Aga ennem veel, peale selle toreda etenduse, mida te meile näitasite, pisarad silma meile tõite, toimus meil täna veel üks töötoad ehk et veel üks loomeprotsess, seal osalesid paljud noored. Mina kahjuks ei jõudnud sinna vaatama, aga meil on olemas link järelvaatamiseks, et kõik, kes seda meie armast tantsufoorumit täna ei näinud, siis sealt linkist vaadake järgi ja seal on lõpus ka esinevad need noored, kes olid täna töötubades ja siinkohal tulevad, näitavad meile ennast meie tublid töötubade juhendajad Julia Kooneva ja Liisa Serepuu. Kaks sõna Eesti Raadiole. Mis sina kaasa võtad täna meie kohtumisest, Elisa? Mina võtan selle superenergia, mis meil täna seal töötoas oli ja mis siiamaani on. Imeline, aitäh! Julia, soovid sa midagi öelda meile? Midagi erinevat? Mina võtan kaasa selle mõtte võib-olla, millega mida tegelesime. Et avatus inimeste juures on nii oluline. Suur aitäh! Selle meie 4. aasta lõpuks sai valmis üks väga oluline dokument, millest lähtuvad tegelikkuses kõik meie tantsuõpetajad oma igapäevatöös. See on tantsuhariduse põhimõtete dokument. See oli suur töö, see kestis pikalt, seal sai vaielda, seal sai nõus olla, seal juhtus mida iganes. Ma palun lavale kõiki neid armsaid inimesi, kes aitasid seda meil koos kirja panna ja mis nüüd tänaseks on valmis. Kati Liikoit, Kirsika Purg, Reet Kinister, Kätlin Raja, Anne Tamkilinus, Leili Laisa, Liia Ansalu, Ele Noorme. Ma vist ei hakka küsima, mis te sellest protsessist kaasa võtsite, sellepärast, et siis me hakkame sellest otsast peale rääkima, kust me alustasime ja kuhu me lõpuks jõudsime. Põhimõtteliselt võib plaksutada, sest nad on tegelikult tubli inimesed. Suur aitäh, sõbrad! Tantsuhariduse Liidul on ka oma noorteprogramm, ehk et meil on olemas selline organisatsioon nagu Eesti Noorte Tantsuühing. Seal ei räägita ainult tantsust, räägitakse kõigest muust, elust ilmast, saadakse kokku, arutatakse teemasid ja loomulikult ka tantsitakse. Ja meil on heaks traditsiooniks saanud iga aasta anda välja Eesti Noorte Tantsuühingu tublima nii-öelda tunnustust ehk preemia. Ja tänavu saab selle Saara-Lotta Krussel. Saara-Lotta käest ma tahan küll küsida, mis sa kaasa võtaksid? Ma ei tea, mis nüüd praegu nii šokina. Tervita kedagi? Issand ju. Ma tervitan kõiki neid Eitu sõpru, kes seal on, Heleriinu, Roosimari ja Moonat. Peaaegu juba. Aitäh sulle! Head sõbrad, oleme jõudnud järgmise väga olulise hetkeni meie tänasel galal Gerd Nego nimelise tantsuõpetaja preemia väljaandmiseks. Palun lavale Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu juhatuse esimehe Raido Bergsteini. Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kuulutab sel aastal juba 11. korda välja Gerd Nego nimelise tantsuõpetaja tunnustuspreemia. Preemia eesmärgiks on tunnustada oma tööle pühendunud tantsuõpetajaid ning pöörata meie kõigi tähelepanu tantsukunstile, tantsuharidusele
ning meie tantsuõpetajate töö olulisusele. Gerd Nego preemia laureaate iseloomustab nende kui tantsuõpetajate pühendumine, kogukondlik aktiivsus, absoluutne professionaalsus ja sisukus. Motiveeriv eeskuju tantsukogukonnale ning laiemalt kogu ühiskonnale on ka sel aastal preemia pälviv tantsuõpetaja. Kes on tänavuse Gerd Nego tantsuõpetaja preemia laureaat, selgub kohe algavast videost ning seejärel annab preemia üle Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister proua Liina Kersna. Suur kirg kogu tantsu ja selle tantsumaailma ja selle tantsukunsti vastu. Temast teeb selle, kes ta on, just see imeline töö, et ta oskab lapsed panna kuulama ja imekombed lapsed kuulevad ka. Tema tõi mind tantsu juurde ja ka minu siis praeguse elukutse juurde, nii et tegelikult on tal väga suur roll minu elus olnud. Tema panus ühiskonda on koolitatud mitu põlvkonda tantsijaid. Kui ta midagi korraldada võtab, siis ta teeb seda suure pühendumise, kire ja armastuse. Õpetaja, kallis. Ta on mulle ääretult hea sõber. Ta on suurepärane nõuandja. Sõbralik, naerusuine. Töökas. Ta on 100% kindel selles, mida ta tahab. Väga kaunis. Nõudlik. Isegi väga nõudlik. Konkreetne. Ta ei lase kvaliteedil kunagi langeda. Tantsuses Berliine garderoobi. Kuidas siis minust sai tantsuõpetaja? Paluti ja veendi, et rahvatantsukultuur katkeb, kuna ei ole teatepulgaid ülevõtjat. Minu vastus oli kindel ei, kuna mul puudus toona siis 19-aastase tüdrukuna igasugune kogemus tantsuvaldkonnas, sealhulgas tantsijana. Aga peale pooleaastast veenmist ja kui mulle leiti ka juba koolitus, olin ma nõus. Nii sai minu siis 1985. aastal Rahvatantsujuhtide kooli üks õpilane. Ja kätte kaar. Ja parem ja vasak kiige, pöördesamm ja kätte kaar. Peale Rahvatantsujuhtide kooli lõpetamist jätkasin oma õpinguid Viljandi kultuurikolledžis kaasaegse tantsuõpetaja täiendkoolituse. Rõõmustavad paljud asjad, aga ehk kõige rohkem nii tantsijate kui ka iseenda areng, koos kulgemine selles protsessis, tulemustest rõõmu tundmine ja ühtekuuluvustunne. No minu kõige suurem lähenemine asjale on alati niimoodi, et ma vaatan inimesele silma, hakkan vaikselt seda tunni lõngakera lahti arutama ja vaatame, kuhu me jõuame. Üldjuhul sellistes tundides on seda loomingut väga-väga palju. See, et sa ütled, et sul oli suvakad asemid, et see on õige, et sa ei mõtle valmis, ei planeeri, vaid sa otsid ja avastad. Iga inimene, kes liigutab mägesid, alustab väikeste kivide tassimisest.
ja mina soovin talle, et neid väikseid kive oleks hästi palju ja ta tassiks neid veel rohkem ja tõukaks palju mägesid. Et praegusel ajal ta saaks teha seda tööd, mida ta armastab, nii palju kui võimalik. Palun ole rõõmus edasi. Ja kindlasti samasuguseid toredaid tüdrukuid, nagu meie oleme. Doris Kareva on öelnud, tants on kehaluule. Keha on keel, mida kõneleb kõiksus. Kuule, tunne ja näe. Need sõnad on Berliine tantsuseltsi kodulehel. Ja seekordse Gerd Nego nimelise preemia saab Leili Väisa. Ma tänan teid kõiki. See oli uskumatu, see oli ootamatu. Ma ei osanud pidu pleitigi selga panna. Aga sellest pole midagi, see oli väga liigutav. Armsad head tantsijad, teie liigutasite täna samuti mind siin lava peal. Ja tõepoolest mitte kunagi pole hilja alustada. Jah, 19-aastasena. Kuni selleni ei olnud minul võimalus õppida tantsu. Minu kogukonnas ja külas ei olnud seda ja ma elasin ka suht Võrtsjärve ääres, kui bussid ei käinud mööda kruusateed. Jalutasin koju. Siis, kui valgem oli kevadeti, siis ma pöidla küüdiga tulin huviringidest, aga see oli hoopis võrkpall. Nii et kui Jaan-Villem Sibula ema Adeliina Sibul ja tema isa Jaan-Villem Sibula isa Karl-Lembit Sibul olid pärast teist maailmasõda küüditatud sinna Võrumaa Veerekese pääle Vana-Antslasse. Ja kui nad võitlesid Eesti taasiseseisvumise eest, siis tõepoolest nad valmistasid salamisi ette ka emigreerumist Saksamaale, kuhu nad läksidki. Ja see oli see teatepulk. Et mitte rahvakultuur oleks seisma tervikuna Eestis jäänud, aga just seal väikeses kogukonnas Vana-Antslas. Ja üks päev helises telefon, vabandust, uksekell, kuigi jah, lauatelefon oli ka toona. Ja nad seisid mul ukse taga, kogu tantsuvaramu oli süles neile karpides. Need olid tantsuraamatud. Ja ma tundsin siis vastutust nii väärtusliku kingituse eest tõepoolest midagi
teha ja selleks ma läksin õppima. Nii et õppige, usaldage oma õpetajaid ja julgege öelda, kui te näete kuidagi teisiti tantsu, mõtlete midagi muud tantsust. See kõik on väga okei. Õpetajad on väga õnnelikud, kui te oma mõtteid ja oma tundeid avate. Ja siis sünnib ime. Ma tänan, see oli kõik väga imeline ja on edasi imeline. Elagu tants, elagu tantsunoored ja tantsukunsti tulevik. Palju õnne! Me oleme jõudnud oma suurepärase sündmusega lõppu ja on jäänud veel üks asi, meenutada veel ühte väga tähtsat meest Eesti tantsu, tantsukunsti, tantsulooma ajaloos. See on Mait Tagu. Palun lavale teel LÜBFM-i koreograafia õppetooli kuraatori Oksana Trallo. Tere ja aitäh! Ma eelkõige tahaks tänada teid, kes te siin ümberringi olete, väga siira, puhta ja liigutava etenduse eest. Ja kui ma kuulsin, et see valmis ühe päevaga, oli nii, siis ma nagu tõesti respekt nii teile kui lavastajatele, kogu meeskonnale. Ja ma tahaks tänada ka tegelikult korraldajad Tantsu Huvihariduse Liidu selle võimaluse eest meil siia tulla täna. Ja ma ei ole üksi. Minuga koos on meie tudengid ja ka selle tantsunumbri lavastaja, üks lavastajatest. Ja tegelikult ma ei tahaks väga palju rääkida sellest, kes oli Mait Tagu, sest sellest räägib video, mis sai valmis samamoodi koostöös. Täna paneelil kõlas nii palju igasuguseid mõtteid sellest, kuidas ja millega tants võiks koostööd teha. Ja tegemist on ka ühe koostööga, millega on seotud 3 õppekava, milleks on koreograafia, AV-meedia ja ristmeedia. Ja siis need tudengid panid 3 peale kokku selle video, millest tegelikult tuleb välja nii see, kes oli Mait Tagu, kui ka see, mis projektiga on tegemist. Projekti nimi on Mait Tagu suur elu. Ja ma arvan, et ma soovin teile suurt edu. Aitäh! Igaüks suudab tantsida ja tegelikult ma ei tantsi ju kellegi jaoks. Kui mul endal on tantsu ajal hea, siis on hea ka teisel inimesel, kes mind samal ajal jälgib. Tänavu tähistanuks tuntud koreograaf, tantsuõpetaja, mitme noorte ja üldtantsupeo üldjuht ning professionaalsele tantsualasele kõrgharidusele alusepanija Mait Tagu oma 70. juubelit. Mis seal sünnib? Ma olen jälle esimene, ühes reas paigal ja raadata-ta-ta-ta-tiididi ja mine peeglisse. Mait Tagu sündis 1. oktoobril 1951. aastal Tallinnas. Ta õppis Tallinna esimeses keskkoolis, praeguses Gustav Adolfi gümnaasiumis. Mait oli elava loomuga poiss. 2, 3 ja punkt, 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 punkt. Vist oli 3 või 4, kohe kontrollime. 1970. aastal astus Mait pärast aastakest filoloogiaõpinguid Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunsti kateedrisse ehk maakeeli lavakasse. Lavakat ta aga paraku ei lõpetanud, vaid läks Helmi Tohvelmanni soovitusel õppima Leningradi Riikliku Kunstiinstituudi koreograafia erialale. Suundudes koreograafi elukutset omandama, puudus tal elementaarnegi tantsuline või muusikaline ettevalmistus. See, et tulemus oli nii hea, sai teoks vaid läbi erakordse töötahte ja loomepotentsiaali. Ainult 2
nokad taha, saab ja rohkem. Juba enne kunstiinstituudi lõpetamist kutsuti Mait juhtima Tallinna Pedagoogilises instituudis avatavat tantsujuhi eriala. Tema õpetatavateks aineteks ülikoolis olid tantsuseade, koreograafiline kompositsioon ja dramaturgia. Mait uskus kindlalt, et õpetamine on võimalik vaid ise pidevas loometöös olles ja tantsualane kõrgharidus jäi tema südame asjaks kogu eluks. Et ma ei ole nagu kuskil püüdnud midagi teha poole jõuga või ennast vähem andmata. Tema õpilaste seas on tänaseid tantsupidude üldjuhte, pealavastajaid, tantsustuudiote õpetajaid ja omanikke ning Tallinna Ülikooli ja Viljandi Kultuuriakadeemia tantsueriala õppejõude. Maidu kõige suurem geniaalsus oli see, et ta oskas visata õiged inimesed õigel ajal, õiges kohas vette ja nad kõik hakkasid ujuma. Mulle on alati meeldinud need loojad, kes pole kinni ühes stiilis, nii ei tule stampe. Koreograafia jääb koreograafiaks, on ainult erinevad väljendusvahendid, lähenemisviis, vormid. Aga Mait Agu ei piirdunud kaugeltki mitte üksnes õpetamisega. Ta lavastas ja seadis tantse erinevates Eesti teatrites ja Eesti televisioonis, kabareedes, samuti Tallinn filmis. Mait esines ka ise tantsijana Viru varietees ja kontsertreisidel välisriikides. Kutsusin kabaree. Maidul oli soov olla nähtav. Talle meeldis esineda, seda mitte ainult showprogrammides ja varietees, vaid ka suurtel pidudel, kui ta oli üldjuht. Ta oli üliõpilaste laulu- ja tantsupeo Kaude Aamus ning mitmete noorte ja üldtantsupidude üldjuht pealavastaja. Mait oli esimene, kes tuli välja ühe kindla temaatilise raami, peateemaga kogu tantsupeole. Tema jaoks oli oluline, et pidu oleks dramaturgiliselt õigesti üles ehitatud. Ta juhtis tantsurühmi Peiar, Kullaketrajad ja Soveldaja ning lõi neile ka tantse. Rahva tantsu suhtus Mait suure pieteeditundega. See, kas need sammud on ritta seatud moderntantsu stiilis või rahvuslikus plaanis või ja sõltub sellest, milleks ma antud numbrit teen, mida ma tahan sellega öelda. Mait Agu rahvusliku temaatikaga tantsulooming oli väga viljakas. Oma eriilmelisusega tõi see autoriloomingusse niinimetatud külavahetantsude stiili. Mait Agu oli andekas tantsude looja, juht ja lavastaja, hiilgav organisaator, väga konkreetne ja täpse sõnaga mees. Tema tegevuse viljakam periood kattus Eesti jaoks keerukate taasiseseisvumise aastatega. Mait tundis ja teadis enda võimeid ja väärtust. Mait Agu oli üks Eesti Tantsupedagoogide Liidu asutajaliikmetest ning aastatel 1996–1998 selle esimees. Mait Agu hukkus 1. septembril 1998. aastal autoõnnetuses, olles kõigest 46-aastane. Ta oli pealavastajana jõudnud valmis teha suurema osa 1999. aasta üldtantsupeost, mille lavastamise võtsid enda kanda Mait Agu õpilased ja kaasteelised. Alates 1999. aastast antakse Tallinna Ülikooli koreograafia õppekava initsiatiivil välja Mait Agu stipendiumi, mille tänavu pälvisid Kalev Järvela ja Anastasia Massalova. Mait Agu 70. juubeliaasta tähistamist veab Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut projektiga Mait Agu suur elu. Tegu on läbi terve õppeaasta vältava projektiga, mis tähistab Mait Agu elu ja pärandit, tuues kokku koreograafia õppekava tudengid valdkonnas juba tegutsevate professionaalidega. Projekti on kaasatud lisaks ülikooli erinevate õppekavade tudengitele ka Eesti tantsuvaldkonnas toimetavad organisatsioonid. Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Tantsuagentuur, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Eesti Rahvusballett, Tallinna Balletikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Teater Vanemuine, Tantsupeo Muuseum ning Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja. Toimuvad teemaõhtud, intervjuud, tudengite loovtööde õhtud ning ettekanded üle terve Eesti.
Hopkins-Arv. Indrek hakkab ka tulema siia poole. Oksana ka. Ja head sõbrad, see videofilm Mait August, mida te kõik nägite, see on tehtud spetsiaalselt meie tänase sündmuse tarbeks. Selleks, et inspireerida teid kõiki, nii noori kui vanasid. Suur aitäh! No nii, 2 tüüpi tuleb veel. Üks ühel poole, teise poole. Nii, ennem kui me ütleme ausalt südame pealt teile ära, mis meil teile öelda on, me sooviksime tänada täiesti kindlalt meie väikese lühikese ajaloo jooksul kõige paremaid võõrustajaid ehk Eesti Rahva Muuseumi. Suur aitäh teile! Marko, kui sa oled siin, tule palun. Kui ei ole, siis keegi, kes on kohalik. Marko, tule. Bravo! Marika, mis sina võtad tänaselt kohtumiselt kaasa? Mina võtan kaasa selle lootuse, et selline sündmus saaks siin meil traditsiooniks, sest see on juba teist korda. Ja ma väga loodan ja meie siin majas väga ootame neid tagasi, nii et tulge jälle. Aitäh sulle, tuleme! No nii, nipin-napin on jäänud. Head kolleegid. Sille Jane. Sille, sina ütlesid, sul on lühike jutt. Kõik tahavad bussi ja koju, sinu kord esimesena. Ütle palun, mis sina võtad tänaselt kohtumiselt kaasa? Jaa, ma teen lühidalt ja ma võtaks selle kokku nii, et tänasest pikast päevast, hommikust kuni siia tänase hetkeni, ma võtan kaasa selle koos olemise ja tegutsemise soojuse ja energia, et see on võrratu ja ütleme nii, et kogu see olnud aeg siin vahepeal, et nüüd võib minna koos edasi. Nii, Jana, sinu kord. Jah, ma arvan, et me oleme täna näinud seda ja juba kogu aeg usume sellesse, et koostöös sünnib väga palju. Seda sünnib meie endi jaoks, seda sünnib nende noorte jaoks, tantsuõpetajate, tantsukoolide ja oleme ausad kogu maailma jaoks. Me teeme maailma paremaks läbi selle, et me oskame teha koostööd, olla avatud kõigele maailmale ja lisada sinna seda ilu. Aitäh! Ja nii, mikrofon põhiliselt minu käes, siis mina viiman. Loomulikult ma võtan tänasest päevast kaasa selle unustamatu lõunasöögipausi. Kes on asjaosalised, said naljast aru. Tegelikult ma tahan öelda seda, et nähes kõike seda, mis mu silmad täna nägid, tundes kõiki neid tundeid, mida mina tundsin, siis ma tahan öelda, sõbrad, kõik on korras. Tegelikult on kõik hästi. Sellest kõigest sünnib see meie homne päev. Ma väga tänan kõiki. Tantsin kuni elad. Ja kui kõik läheb hästi, läheb loomulikult. Me kohtume teiega loodetavasti aasta pärast jälle. Suur tänu. Aitäh tulemast kõigile. Kena koduteed. Ärge kedagi maha unustage. Suur aitäh tantsima.